Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Kõige täpsema sõnaga kirjeldas seda asja praegu Rene Kokk. See olukord on jabur. See olukord on ammu juba jabur. Ja kui me võtame siin, meil on saal täis neid inimesi, kes peaksid hakkama ju maksma. Siin meil on endised sõjaväelased, kes pidevalt esinevad mingites Ukraina stuudiotes ja muudes sõjastuudiotes. Nädalast nädalasse näeme me küll ühte endist sõjaväelast, küll teist endist sõjaväelast, küll mitut korraga. See on ju, ma ei tea, mis asi see on. Ja küll, kui me võtame, et see on nüüd riigitelevisioonis või riigi ERR-i mingites erinevates formaatides, siis võib-olla ja veel kuidagi. Aga nad esinevad ju ka eratelekanalites. Meil on aastaid jooksnud siin selline poliitilise vastasseisu formaat TV3-s uudiste lõpul, kus on olnud üks reformierakondlane püsiesindaja ja kus on meie fraktsiooni liige Anti Poolamets olnud korduvalt ja mina olen seal olnud ja Martin Helme on seal olnud ja on seal väga palju teisi inimesi ka olnud, ka teistest erakondadest, kes on siis väidelnud selle reformierakondlasest püsikundega. See on ju kõik keelatud annetus, kui niimoodi võtta. Kõik paneme haamri alla ja makske, laske käia. See on ju jabur, see on täiesti totter. Ja millest see kõik on ju tulnud? Aga see kõik on tulnud ju teatud poliitilisest kallutatusest. Hakkas see ju kerima siis, kui oli vaja EKRE-le ära teha. Oli vaja võtta päevakorda see, et näed, kuradi Helmed teevad iga pühapäev, räägime asjast saadet, kas nad maksavad selle eest. See on Tre Raadio poolt keelatud annetus. Okei, hakkasime maksma. Sõlmisime vastava lepingu, kõik on okei. Aga teised ei maksa ju. Aga võib-olla maksavad, aga me ei tea, et nad maksavad. Ma vaatan, et Reformierakonna esindusnägusid viimasel ajal hästi palju on erinevates ajakirjades, ajalehtedes, küll on portreelugusid, küll on muid lugusid värsketest ministritest ja nii edasi. See on ju kõik keelatud annetus, kui me selle loogika kohaselt võtame, mida ERJK praegu meile siin esitab. Ja see ongi jabur. Ja meie valitsus, meie osalusel valitsus omal ajal täiesti selgelt tahtis selle asja ära kaotada. ERJK ära kaotada. Ja anda need funktsioonid üle Riigikontrollile. Ega ei ole mingi saladus, et Riigikontroll ei olnud vaimustusest ka tookord sellest. Ma mäletan, me tegime ka mingisuguse esmase väga pealiskaudse õigusliku hinnangu, et kas need funktsioonid Riigikontrollile üldse sobivad. Ja seal tõepoolest oli teatud riiveid ja teatud vastuolusid, aga need oleks kõik eemaldatavad ja nad on ka praegu kõik kõrvaldatavad ja kõik sõltub seadusandlusest. Riigikontrollile keegi pole öelnud, et ei saa anda uusi funktsioone ja uusi ülesandeid. Kui vaja, laseme selle asja siit saalist läbi ja on tehtud. Nii lihtne see on. Midagi keerulist ei ole. Ei ole raketiteadus. Ei ole Starlink. Ei ole mingisugune, ma ei tea, mis asi. Need on niisugused praktilised asjad. Sest me näeme ju, et see puudutab tegelikult kõiki. Ja me näeme ju, et tegelikult keegi ei ole sellega rahul. Ei ole rahul ükski siin esindatud fraktsioon selle oma voliga, mida ERJK on aastate vältel ilmutanud. Ja ka selle ideoloogilise kallutatusega, mis sealt tuleb. Võtame kas või sellise oma volituste ületamise nagu katsed välja pressida raha ja aruandlust selliselt organisatsioonilt nagu Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Ei ole erakond, ei kuulu teie valdkonda, aga näe, pikalt saadeti kirju, pikalt nõuti, pikalt ähvardati. See ei kõlba. See ei ole õigusriik. Ei saa olla niimoodi, et mina ütlen, et mina hakkan nüüd nõudma kellegi käest, palun lisaaega, mingit aruandlust, ehkki mul ei ole sellega midagi pistmist ja mul ei ole õigust seda aruandlust nõuda. Aga näe, nõuti. Ja mis seal nüüd juhtunud on selles ERJK-s? Mul on selline tunne, et seal inimesed on, nagu omal ajal kirjutas keegi Uljanov Lenin artikli peapööritus edusammudest. Et mul on tunne, et seal keegi
Kaarel Tarand ja keegi Liisa Oviir ja võib-olla veel mõned inimesed on sattunud joovastusse iseenda tegevusest ehk on peapööritus edusammudest, et näed, Salki asi õnnestus ju näed suurepäraselt, et nüüd peavadki mitu erakonda maksma. No ehkki ma näen siin puhast korruptiivset skeemi. Salk, kes jäi ilma USAID rahadest, nüüd pandi omad talle raha maksma, et ta oma tegevust ei lõpetaks ja ta enne järgmisi valimisi saaks jälle oma analüüse pähe määrida mingitele erakondadele ja siis saab jälle öelda, aga näe, ajalugu kordus, tegi jälle keelatud annetust teatud erakondadele. See on muidugi nii iseloomulik praegusele üdini korrumpeerunud Refi-ikke valitsusele ja tema satelliitide tegevusele. Ja see ERJK on ju ka kaudselt nende satelliit. Ehkki, nagu ma ütlesin, peapööritus edusammudest on ilmselt andnud sellise karistamatuse tunde, et ka leivaisa kätt võib hammustada. No, me teame, et seal tavaliselt lõpeb halvasti. Ja kui nüüd vastab tõele see, mida kolleeg eelnevalt siin ütles puldist, et valitsusel on kavas oma vastava eelnõu esitamine, no see saab olema muidugi kosmeetiliste muudatustega, selles ei ole ju mingit kahtlust, sest süsteem ju iseenda jalgealust ei õõnesta. Režiim iseenda jalgealust ei õõnesta. Aga eks me siis saame näha. Aus oleks olnud sellisel juhul öelda, et me ootame ära selle eelnõu, valitsuse poolse eelnõu ja ühendame opositsiooni eelnõu ja valitsuse eelnõu ja teeme siis tõepoolest mingisuguse korraliku asja. Aga noh, nagu ma ütlesin, režiim oma jalgealust ei õõnesta ja ERJK on üks režiimi tööriistu. Aga teate, ükski puu ei kasva taevani, armastas minu ema ikka öelda. Seda ütles ta siis, kui tundus, et Nõukogude võim on igavene ja vankumatu. Ei kasvanud taevani, kukkus pilbasteks. Ja ma ütlen ka, see režiim on üks puu, mis ei kasva taevani, kukub ja kukub varsti. Ja sellega koos kukub ka see sama ERJK, aga meie asi on muidugi oma kirveid teritada ja tema juuri järjest ja järjest läbi raiuda, et ta kukuks võimalikult kiiresti. See korruptiivne, ideoloogiliselt kallutatud, sotside poolt kaaperdatud organisatsioon tuleb likvideerida ja varem või hiljem ta kas likvideerub või likvideeritakse.